Tere! Täna jätkame meie presidendikampaania ja jätkame rääkida poliitikast, sinu tervisest, holistilisest lähenemisest ja nendest 12 tervisesüsteemidest. Miks ma võtsin seda teema niimoodi ja miks räägime poliitikast ja tervisest, sest need kaks teemat on väga praegu sarnased. Vaata, kui sa tead, et Eesti riigis on 12 ministeeriumid, meie tervises on ka 12 erinevat tervisesüsteemid. Ja kui me võrdleme neid, siis me näeme, et iga süsteem ja iga ministeerium vastutab oma tegevuste eest ja oma suunda eest. Ja selleks, et terve organism, terve riik töötaks hästi, tuleb toimetada nii, et iga süsteem töötab hästi, iseseisvalt ja ei riku teised süsteemid. Täpselt sama toimub tervisega ja täpselt sama toimub riigis, et kui midagi läheb viltu, siis kõiki sellest kannatavad. Ja kui ma räägin presidendikampaaniast, miks? Sest mul on selline missioon ja eesmärk tõestada, et sina saad olla kõige tugevam ja parem oma riigi president. Sinu riik on sinu keha ja sina saad olla kõige parem ja tugevam president, kui sa võtad enda peale selline vastutus. Ja kuna tugevas riigis on tugev juht ja oma professionaalidest hea tiim, kes töötab hästi ja selle nimel, et täita eesmärgid, siis sina saad ka organiseerida oma elu nii, et sinu keha töötab sinu heaks, mitte sina käid tööl, et maksta oma ravimeid, et kuidagi ellu jääda. Ja ma täna sulle tõestan seda, et sina saad olla autoritaarne president, mis tähendab, et ainult sinust sõltub kõik, mis toimub sinu riigis, sinu kehas. Ja nagu sa tead, et miks ma võtsin seda julgus võtta enda peale rääkida poliitikast ja tervisest, väga lihtne. Terve elu minu hobi või minu huvid olid psühholoogia, kehakeel, aromiteraapia, massaažid, kehalised praktikad. Kõik see oli mul nagu hobi ja terve elu jooksul ma kogusin teadmised, õppisin midagi juurde, aga kunagi ma ei võtsin seda nagu tõsiseks, et sellest võib olla minu igapäevane elu. Minul oli kogemuses rohkem kui 10 aastat tööpoliitikas. Peale seda ma töötasin erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ja ma võtsin ette seda kehapraktika ja tervise teema. Sain ühe hariduse veel, mul on neid 4 kõrgehariduse diplomid, see on majandus, see on diplomaatia, see on juhtimine. Ja siis on viimane, mis ma sain, see on tervise kohta ja erinevad massaažid. Ja täna ma töötan juba omandamas neid teadmised keha kohta ja teadmised, kuidas meie kogu süsteem töötab nii, et kui ma tahan midagi head sulle teha, et ma ei riku sinu tervis. Et need teadmised on väga vajalikud ja vaata, kelle juurde sa lähed ja keda sa lubad oma keha juurde tulla, et see inimene ei riku sinu tervis, üritades teha midagi head. Ja nagu sa tead, et kui on tugev riik, siis teised riigid hea meelega teevad koostööd ja tulevad investorid, tulevad rahavool, tulevad turistid ja see riik hakkab olema atraktiivne teistele inimestele, riikidele, firmadele. Täpselt sama inimestega, et kujuta ette, et mingi ilus naine
edukas naine, väga atraktiivne, kuidas ta tunneb, kuidas ta käib, kuidas ta käitub, kuidas ta räägib, kõik, mis ta annab enda kohta nagu väljaspoole oma inimestele või nendele, kes on tema ümber, kõik see sõnum, mis või milline tema on sees. Täpselt sama, kui on atraktiivne, huvitav, tark mees, et millised sõnumid ta annab välja. Et nende inimestega sa tahad rohkem suhelda, sest sul on huvitav, teil on samad väärtused ja teie nagu tõmbate üksteiste juurde, sest lihtsalt on huvitav, lihtsalt on hea olla inimestega, kellega sul tulevad nagu rohkem mingid ideid, huvid, lihtsalt on hea koos olla. Ja kui sina oled selline, siis see räägib sellest, et sa oled tark, õnnelik ja terve inimene, sest kõik sõltub sellest, mis sul peas on ja kuidas sa organiseerid oma elu. Ja tänase kohtumise lõpus ma annan sulle lihtsad viisid, kuidas me saame oma elu teha veelgi paremaks, kui on teadmised, millised on neid 12 süsteemid, kuidas nad töötavad ja millised kõige lihtsamad sammud saab teha selleks, et elu oleks veelgi mõnusam, et sina elaksid hästi ja sinu keha toetab sinu soovid ja sinu eesmärgid ja jõudmine nendeni, mitte nii, et sa panustad kogu oma aega selleks, et oma keha terves seisus hoida. Ja ma võtsin tänaseks teema immuunsüsteem. Ja kui me räägime immuunsusest ja poliitikast, me rääkisime, et me võrdlen need mõlemad süsteemid, kui me räägime nendest teemadest, siis me võime võrrelda immuunsüsteem terviseministeeriumiga. Et vaata, et immuunsüsteem, mida ta teeb, ta kaitseb sinu tervis, sinu keha bakteridest, infektsioonidest, viirusidest ja kõigest mitte vajalikud sinu kehale mõjuvaid asjadest. Täpselt sama teeb terviseministeerium, et ta kaitseb oma rahvas sellest, et terve riik oleks terve. Aga sellest ei ole piisav. See, et meil on terviseministeerium, ei tähenda, et sinul on tervis. See, et sul on 12 tervisesüsteemi, see ei tähenda, et sa pead olema terve ja hästi elada. Selleks, et need süsteemid toimivad, kõik sõltub sinust ja sinu igapäevasest tegevusest ja kõik sõltub jälle meie mõtlemisest ja meie mõtteviisidest, kuidas meie ehitame oma elu ja mida me teeme igapäevaselt, mingi väiksed sellised baby steps, väiksed sammud, aga kui nad toimuvad sul regulaarselt nagu rutiin, siis see mõjubki palju paremini, kui sa, ma ei tea, teed kord kuus jõusaalis trenni ja siis ootad järgmist kuu, et jälle minna ja teha. Ja kui me räägime immuunsüsteemist, siis mis toimub valesti kehas, et meie rikume oma immuunsüsteemi. Ma ei ütle sulle võib-olla mitte midagi täiesti uut, aga minu eesmärk ei ole siin targutada või õpetada, vaid tuletada meelde seda, mida sina tead, seda, mida sa oskad ja seda, mis sa saad, siis ehitada oma päevarutiini nii, et tugevdada oma iga süsteemi ja kui sa vaatad kõik meie salvestused, siis sa saad iseenda jaoks teha selline süsteem, mida väike samm, mis väike muudatus sa saad teha omas elus nii, et iga pisikene asi saab muutuda suures perspektiivis sinu tervis ja sinu elu veelgi paremaks.
nii, ja kõik, mis ma räägin, ma ei saa rääkida nende arstide asemel, et nemad teevad oma töö, nad oskavad palju paremini ja rohkem rääkida tervisest. Mina räägin nendest 12 tervisesüsteemidest oma nurga alt, oma kogemuse alt või minu klientide kogemusest ehk kehalised praktikad, kuidas nad toimivad sinu kehas, kuidas nad mõjutavad ja mis tuleb, kui sa midagi teed või kui sa ei tee midagi, kuidas see töötab sinu kehas. Vaatame, mis toimub meie immuunsüsteemiga, kui läheb midagi viltu. Näiteks, kui ei ole hea uni või ei ole regulaarne või ei ole selline nagu stabiilne rutiin, et samal ajal lähed magama, samal ajal ärgad üles, siis sellega me rikume meie immuunsüsteem. Ja kui immuunsüsteem on rikutud, siis arvata võib, et kõik haigused võivad julgelt liituda sinu kehaga ja hakata oma elu elada. Siis on stress. Stress ka mõjutab sellele, et nõrgendame oma tervis ja sellega kõik funktsioonid, palju süsteemid, meie tervisesüsteemid lähevad viltu ja ei tööta hästi. Ehk need väiksed sammud, väiksed muutused võivad kas või tugevdada või teha veelgi nõrgemaks sinu immuunsüsteem. Ehk see on uni, teine see on stress, sellega saab tööd teha. Ma tean, et elu on raske, palju muudatused, palju stressid. Kui paned telekat käima, siis veelgi rohkem tuleb stressi uudistest ja sellest, mis meie riik teeb meile heaks. Aga kõik need uudised ja elu olukorrad, mis tulevad meile ellu, sellega stressiga saab tegeleda ja kui sa saad treenida oma stressivõimed, sellega sa saad tugevdada oma nervisüsteemi, hormoonsüsteemi, immuunsüsteemi, kui sa oskad tegeleda oma stressiga. See teema ma võtan veel eraldi, sest ta on hästi sügav, põnev ja väga kergesti tehtav. Mis veel mõjutab sellele, et meie immuunsüsteem läheb nõrgemaks, on toitumine muidugi ja siis joogid, alkohol, suitsetamine. Ma tean, et tänane inimene on juba palju targemaks muutunud ja ei tarvita nii palju alkoholi, ei tarvita nii palju suitsu või üldse ei tee suitsu, aga ikkagi see kõik mõjutab meie peale, isegi kui meie ise ei tee suitsu, siis keegi kõrval saab teha, et kõik see passiivne on veelgi rohkem mõjutavam kui lihtsalt suitsetamine. Ja kogu see kogunemise efektiga mõjutab meie tervisele ja kui sa tead, mis mõjutab ja mismoodi, siis sa saad sellega juhtida, et kui sul on teadmised, kuidas edasi elada, kui sul on need teadmised on olemas. Lihtsalt võtta step by step, et minul ei ole selline eesmärgi, et sinust teha infohooliku, sa tead, kes ta on. Infohoolik on see, kes kogub info, teab palju, loeb palju, vaatab igasuguseid videosid ja targutab, aga ta ei tee mitte midagi iseendaga ja oma eluga. Need ongi need infohoolikud ja kui see infohoolik on olemas, siis ta ei tee kindlasti mitte midagi, aga kui sa võtad kas või üks asi, kas või üks soovitus, millest me täna räägime ja lihtsalt ehitad sisse, siis mingi aja pärast, juba 6 aja pärast sa näed, et on väga palju muutunud. Lihtsalt pööra sellele tähelepanu ja sa ise märkad, et sa oled täiesti väga tubli, kui sa said hakkama iseendaga
võistelda ja võita, et kui sa saad võita iseenda üle, siis sa saad kõigega hakkama saada, sest sina oled iseendale kõige tugevam konkurent ja siis kui sa võidad, siis sa saad kõigega elus hakkama saada. Millised arstid aitavad või millised arstid tegelevad immuunsüsteemiga. Ma kirjutan sellest siin video all, et meie ei võta selle peale aega, sest meil on minu nurga alt kehalised praktikad, mida saab teha tervisele, et tugevdada oma tervis ja täna immuunsüsteemist me räägime. Kuidas näeb välja see, et sinu immuunsüsteem on rikkunud või nõrk. Kõigepealt haigustamised, et kui sina jääd haigeks väga tihti, see tähendab, et immuunsüsteem on nõrk ja tuleb teha uuringud, pöörduda arsti juurde ja tugevdada oma immuunsüsteemi, teha analüüsid, sest vastavalt sellele sa tead, mis on puudu, mida tuleb lisada. Kas või see toidu kaudu sa saad tugevdada oma tervist või on vaja mingid vitamiinid võtta või midagi veel rohkem vaja. Aga jah, muidugi saab iseseisvalt iseendale midagi välja mõelda, aga kui sa teed uuringud ja võtad endale abiks arsti või toitumise nõustajad või seda spetsialisti, kes oskab sind holistiliselt vaadata ja anda enda poolt parimat, et sinul oleks hea tervis ja tugev, siis sa saad palju rohkem endale saada. Ja mis veel, millised on rikked immuunsüsteemis, mis näitab, mis on need signaalid, et esimene see on tihti haigestumised, teine on allergiad, et nagu sa tead, et meie lümfisüsteem on meie kanalisatsioonisüsteem ja kui kanalisatsioon ei ole puhas, siis kõik, mis peab sellest kanalisatsioonist välja minna, see jääb meie kehasse ja imendub tagasi ja jälle meie iseennast mürgitame. Ehk kui töötab hästi lümfisüsteem, siis meie saame hästi iseennast puhastada. Meie keha on väga tark ja ta oskab seda teha. Ehk kui on tihti allergiat, see tähendab, et lümfisüsteemis on ka liiguvad, võib-olla ka on mingid teised põhjused, see ei ole ainukene, aga lümfisüsteemis võivad olla tolm, kodutolm, võib olla õitetolm, mis on väga pisikene, seda ei saa kuidagi püüda kinni, et seda meie hingame sisse. Ja kõik see, mis meil ei ole vaja, ta läheb kehast välja, mis meie kehale on hea ja vajalik. Keha võtab vastu ja keha seda laseb tagasi meie vereringele. Ehk see lümfisüsteem on väga oluline ja kui me räägime, mis signaalid annab immuunsüsteem, et on midagi läheb viltu, see on esimene, et haigestume tihti, teine on allergiad. Ja järgmine punkt on haavad, et kui nad haavad lähevad väga aeglaselt kinni ja see paranemine võtab palju aega, see tähendab seda, et immuunsüsteem on nõrk ja haavad saab muidugi ravida, salved on olemas, erinevad võimalused, mis apteegist saab saada, aga saab haavadega tegeleda ka või aidata oma kehale lihtsamal viisil toime tulla. Need on eterlikud õlid. Nendega ma töötan igapäevaselt ja ma tean ja ma näen, kuidas nad teevad oma tööd. Ja on mõned õlid, mis saab kasutada otse keha peale, et väga vähe need õlid, mis saab otse peale keha panna. Ja kui panna need õlid, nad puhastavad, kaitsevad haava ja nad provotseerivad, et meie keha hakkab ise palju kiiremini iseennast ravida ja need tulemused on silmadega näha. Et eterlikud õlid väga hästi teevad tööd, lihtsalt tuleb nendest teada ja kasutada igapäevaselt elus. Nii, järgmine on
vesimus, selline nagu sügav kogu aeg vesimus kehas. See räägib ka sellest, et immuunsüsteem annab signaali, et midagi on valesti sinu kehas. Ja viimane punkt, aga see ei ole viimane lihtsalt nendest nagu tähtsamatest või karjuvamatest sõnumitest, mis immuunsüsteem annab. See on autoimmuunsed haigused. Kahjuks nad on sellised, mis ei saa nagu täiesti 100% ära ravida. Neid saab kontrolli all võtta, pidurdada, aga need on neid, millega tuleb tegeleda kaasades professionaalid. Mul on üks klient, kelle üle ma alati olen uhke, kui ilus nahk, aga ilus nahk räägib sellest, et kõik kehas töötab hästi. Ja sellel naisel on väga ilus nahk. Ta on selline krasotka, et ta on hoolitsetud ja alati näeb välja väga hästi ja tema sai autoimmuunhaigus ja ennem seda tal oli 3 süsti koroonasüsti, siis oli tihti koroonahaigused ja paljud süsteemid lihtsalt läksid valesti oma tööd teha ja üks tulemustest, neid on mitu tal, see oli autoimmuunhaigus, mis ta praegu väga vapralt sellega töötab. Et miks ma räägin sellest, et kui immuunsüsteem on tugev ja meie ise ei riku seda immuunsüsteemi ja oskame tugevdada, siis sina saad olla kõige tugevam president terves riigis, omas terves kehas. Vabandust. Ja nagu ma lubasin, et meie kohtumise lõpus ma räägin nendest lihtsamatest viisidest, mida saab teha kergesti selleks, et tugevdada oma immuunsüsteemi. Punkt number 1. Ja see on kõikides, kui sa märkasid, kõikides tervisesüsteemides on liikumine, füüsiline tugev või füüsiline koormus või füüsiline tegevused. Kas see on jõusaal, kas see on jooksmine, kepi kõndimine, ei ole vahet, mida sa valid. Oluline see, et sa teed seda regulaarselt ja teed seda hea meelega. Teine punkt on massaažid. Ma võtsin seda eraldi, sest sellest ma saan palju rääkida ja massaažid, nad on hästi toimivad teraapiliselt, sest jah, massaažid on erinevad ja massaažid võivad olla lõdvestuvad ja teraapilised ja võivad olla sellised, et nagu rohkem keha venitada ja teha kehale nagu rohkem sellised paindlused või eesti keel. Et saad venitada oma keha, aga ütleme, et enam-vähem kõik massaažid ikkagi töötavad tervendavalt sinu kehale. Kui võtta järjest, millised massaažid aitavad tugevdada immuunsüsteemi, esimesel kohal muidugi on tokseenmassaaž. Ja tokseenmassaaž tähendab seda, et ta töötab mitte ainult nervisüsteemiga. Tokseenmassaaž töötab kogu kehaga rakkude tasemel ehk ta nagu äratab üles rakud ja paneb neid tööle või annab käsku, et nüüd tuleb tööd teha korralikult. Ja need rakud, kes on väsinud või selline haltuurne tööd teevad, siis need rakud hakkavad teha oma töö korrektselt. Ja mul on üks klient, kellel on peale insulti 15 aastat on juba möödunud ja ei ole vahet, milline massaaž teed, siis lihased lõdvestuvad ja tal on üks käsi kogu aeg nagu pingest, niimoodi.
Ja kui teha mingisugune massaaž, siis lihased lõdvestuvad ja ma saan oma kätega tema ruusikas teha lahti. Aga peale tokseeni tema teeb seda ise. See tähendab, et aju annab sellised närvisignaalid, millised töötavad ja nad ise jõuavad sinna, kuhu aju annab käsku teha. Ja see on väga suur erinevus ja edusamm, sest mitte keegi kõrval teeb lihased lahti või käed lahti, aga inimene seda teeb iseseisvalt, mis on super tulemus. Ja ma olen väga uhke selle mehe üle, sest see ei ole ainult minust sõltub, see palju sõltub klientidest, kui palju ta tahab panustada oma tervisele ja teha midagi head. Järgmine massaaž, mis tugevdab immuunsüsteemi, see on kuiva harjaga massaaž. See tehakse kuiva keha peale harjaga ja see tehakse massaaž meie lümfisüsteemi või lümfi suunas. Peale seda massaaži lähed duši all, kontrastduši all, peale duši paned mingid kreemid või õlid keha peale, mis veelgi nagu tugevdab seda mõju. Ja see ei võta palju aega, kogu see rituaali saab teha 5-10 minutiga, aga sellest täiesti piisab, kui sa teed seda regulaarselt. Ehk selline massaaž, kuiva harja massaaž, mis ta teeb, ta paneb meie vereringe tööle, meie lümfi tööle, siis ta aitab kiiremini vahetuda meie nahkakihid, et need, kes on ära surnud ja need, kes on tere! Ja need, kes on juba rakud on ära surnud, siis neid maha võtta kuiva harjaga ja sellega need lähevad ära. Nii, järgmine massaaž, mis saab aidata tugevdada immuunsüsteemi, on klassikaline massaaž. Klassikaline massaaž ja kui lisada eterlikud õlid, siis ta selline koostöö tugevdab hästi immuunsüsteemi, sest eterlikud õlid võivad jääda sinu kehas alates 4 tunnist kuni 2 nädalani, sõltub millised õlid sa kasutad ja need õlid, nad teevad tööd, nad jätkavad seda tööd, mis me alustasime seansi ajal, mis on ka väga suur edusamm, sest massaažil sa oled 1,5 tundi, aga sinu keha saab selline hea mõju veel järgmised päevad, mis on super hea. Mis immuunsüsteemi ka veel abiks on kupumassaaž ja lümfimassaaž. Aga oma klientidega me jõudsime selleni, et lümfimassaaž meie ei tee, sest lümfimassaaž on lihtsalt nagu sellised nagu kerged liigutused, seda saab sinu kallis teha kodus, kerged liigutused, aga see massaaž, mis paneb sinu lümfi tööle, see on erinevad massaažid, lihtsalt tuleb õiged massaažiliiged kasutada, näiteks toksen. Sellega saab teha lümfimassaaž, kupudega saab teha lümfimassaaž ja iga massaaž ikkagi mõjub selle peale, et vereringe läheb paremini, liigub paremini ja lümf läheb ka kiiremini. Ehk sellega meie keha nagu loputab välja kõik, mis ei ole vaja meie kehas ja loputab välja, et meie oleksime vaid terved. Järgmine massaaž, see on punktmassaaž ja punktmassaaž, kuidas ta mõjutab, et ma kasutan need bioaktiivsed punktid, mis nagu annavad käsku kogu kehale selleks, et midagi nagu panna tööle või vastupidi rahustada, et ära pinguda. Ja tänu sellele massaažile saab kogu kehale tugevdada immuunsüsteemi, aidata lõdvestuda või panna tööle need kehaosad või sisemised organid, mis on vaja, milleks me teemegi tööd meie seansil. Ja üks massaaž veel, mis ma teen, see on kõhumassaaž. Ma sügisel ja talvisel perioodil pakun seda kõikidele klientidele.
Sest meie kõhus, meie solestikus elab immuunsüsteem ja immuunsüsteem saab tugevdada, kui panna hästi tööle need sisemised organid, mis otseliselt osalevad immuunsüsteemis ja immuunsüsteemi tugevdamises. Ja sellepärast ma kasutan alati kõhumassaaže, sest minu huvi on see, et kõik minu kliendid oleksid terved. Nii, järgmine punkt, kui me praegu räägime sellest, mis väga kerge saab teha nii, et tugevdada oma tervis, oma immuunsüsteem. Esimene, see on füüsiline koormus, teine on massaažid, siis kolmas on toitumine. Siin ma ei räägi rohkem, sest kõik on individuaalne ja sina saad ise endale leida ja valida seda spetsialisti, kes saab sind aidata toitumisega, ehitada sinu plaan nii, et sina saad tugevdada oma immuunsüsteemi ja kogu keha terve kõik 12 tervisesüsteemid. Aga veel üks viimane punkt on hingamine. Erinevad hingamise praktikad on olemas, aga kõige lihtsam ja kõige tõhusam ja efektiivne on see, et kui sa hingad, nagu sa loed näiteks 3 hingad sisse, 3 sa hoiad õhk kinni ja siis, kui sa hingad välja, siis sa hingad välja 2 või 3 korda kauem, kui oli see hingamise sisse. Kui sa teed kas või 10 tsüklit päevas, see on väga hea, sest see ei ole raske. Nii kaua, kui sa lähed uksest välja oma autosse või nii kaua, kui sa lähed autost kontorisse või sa võid leida ise endale need nagu ankurid, millal sa kasutad need hingamise praktikad, et see ei oleks nagu ekstra võetud aeg, aga seda saab nagu paralleelselt oma igapäevase rutiiniga kasutada, siis need hingamised väga palju aitavad ja sina saad neid kasutada. Arstidest ma lubasin, et ma kirjutan selle video alla, et sa saad vaadata, millised arstid aitavad immuunsüsteemiga korda saada, juhul kui on midagi läks viltu. Ja lõpetamiseks ma tuletan meelde, et ma töötan tarkade inimestega, õnneliku inimestega ja tervete inimestega. Mul üks klient küsis, et mis on selline terved inimesed, et ei ole võimalik, et kõik on terved. Ma ütlesin, jah, aga see sõltub väga palju nagu mõttelaadist, et kui inimene haigestus ja ta ehitab nüüd oma kogu elu oma haiguse ümber, et ma olen haige, ma ei saa seda teha, sest ma olen haige sellepärast, et mina ei jaksa endale seda lubada, et see haigus ta nagu muutub selliseks nagu väga olulisemaks eesmärgiks eluks. See ei ole minu klient, sellised inimesed ei jõuagi minuni ja ma arvan, et kunagi ei jõua ka nende firmadesse, kus hoolitsetakse tervisest. Need inimesed kõige tihti käivad apteekides, arstide juures, haiglastes, aga nad rohkem usaldavad oma tervise üle anda meditsiinile, kui võtta vastutus oma tervise eest. Nad ei ole minu kliendid ja minu kliendid on terved, õnnelikud ja targad, sest tark inimene ei luba endale mingi haigusele anda selline võimalus juhtida terve elu. Minu klient võtab haigestumised lihtsalt nagu tema elutee pisikene osa, millega tuleb tegeleda ja edasi minna oma soovidele ja oma eesmärkidele. Mitte nii, et ehitada nüüd terve elu ümber seda haiguse. Et siin on väga suur erinevus ja ma olen uhke, sest minul on täpselt samad inimesed, kes tegelevad tervisega, ei pane silmad kinni, pärast tegelen. Nad ei ole sellised, aga nemad tegelevad tervisega ja fookus on ikkagi selle peale, et elu oleks
hea, kvaliteetne, õnnelik ja emotsioonidega ja erinevate tegevustega täis. Mitte nii, et käimine haiglast haiglasse. Ja nagu ma lubasin, ma rääkisin sulle need kõige lihtsamatest viisidest, mida saab teha oma tervisele. Ja sa ei pea mind uskuda ja ei pea uskuda mitte ühtegi sõnale. Sa võid seda kontrollida ja broneerida aega ja tulla massaažile ja vaadata ja kontrollida, kas minu sõnad vastavad tõele või mul on lihtsalt põnev siin eetris targutada. Ja tule massaažile, tule seansile, kui sina oled terve, tark ja õnnelik, siis sa oled minu klient ja me kindlasti sinuga näeme. Ja ma tuletan meelde, et meie järgmine kohtumine on juba neljapäeval. Nagu ma lubasin, et iga esmaspäev ja neljapäev ma teen otse-eetrit selleks, et rääkida meie tervisesüsteemidest. Ja seda me uurime edasi ja täna meil on juba olnud 9. teema ehk meil on jäänud veel natukene, et meie kohtumised toimuvad. Ja ma ootan sind juba neljapäeval meie eetris ja hea meelega vastan küsimustele, kui sul on kirjuda kas või direktis või selle video all. Ja kui sa hoolid oma tervisest, broneeri aega ja seda broneerimise linki leida bios ja sa saad seda kergesti teha. Kohtumiseni ja aitäh, et sa tulid.